Nii, tere kõigile! Alustame siis Alutaguse volikogu maikuu istungiga. Palun kõigile registreeruda. Ja täna meil on 4 inimest virtuaalselt. See on siis 5. Et kõik, kes puudu on virtuaalselt. Paul, Aivar, Priit, Aivo ja Andrus. Ja meil on sünnipäevalaps Jüri Novosvilov. Nii, no need on kõik sisse saanud. Jah, Aivatel ei ole ka ja. Nii, lähme siis päevakorra juurde. Eeldan, et kõik olete sellega tutvunud ja palun päevakord kinnitada. Enamus poolt vastu võetud. Läheme siis esimese päevakorrapunkti juurde ja selleks on Alutaguse valla 25. aasta esimene lisaeelarve. Palun Luule. Tere kõigile. Et käesoleva lisaeelarve koostamise tingis siis sihtfinantseerimisena laekunud tulude eelarvesse lisamine ja lisarahastust nõuavad ainult siis eelmisest volikogust tulnud otsus, mis annab siis Mentakile tegevustoetust 80 000, et ülitada see eelarvesse. Ja Alutaguse lasteaia 2 maja, siis Iisaku maja sõimerühma veekahjustusega seotud kulude katteks 8 000. Ja Tudulinna maja siis ventilatsiooni ja põrandaremondi töödeks. Ventilatsiooniks oli küll töö planeeritud eelarvesse, aga hange osutus kallimaks. Et eelarve maht on siis kokku 292 000. Sellest siis tulud suurenevad 197 000 ja kulud 292 000. Ja investeerimustegevuse eelarvesse lisandub siis raha, mis on laekunud kinnistute ja korterite müügist. Ja koos lisaeelarvega jääb siis eelarve mahuks 20 miljonit. Ja tulud, mis on siis sihtfinantseerimisena laekunud, on 191 288. Nende otsused on tulnud siis peale eelarve vastuvõtmist. Seetõttu neid eelarvesse ei ole ja nüüd saab nad suunatud siis eelarvesse. Kõige suurem on siis korterelamute lammutamise toetus 105 000, mis ei nõua siis valla oma osalust ja haridusministeeriumi erinevad toetused, mis siis lähevad siis noortele ja koolidele. Et põhitegevuse tuludest on veel muude tegevustulude all on siis summad, mis siis sai Iisaku lasteaed kindlustuselt 1680 ja sunniraha
laekumine, mis on juba kohtutäituri tulnud pidevalt. Ja kulude poolele lisandubki siis elamukommunaalmajandusele 105 000, see on siis kortermajade lammutamiseks. Kultuurile siis vastavalt 80 000 meentak, Pannjärve tervisespordikeskus saab siis harjutusväljaku talumistasu sinna piirkonda hoolduseks. Ja Pannjärvele läheb ka siis aktsiaselt Tootsi turbalt laekunud teehoolduskuludest osalemine. Noortekeskused saavad kaasava hariduse programmist ja seikluskasvatuse ringi käivitamiseks, mis tuleb haridusnoortekeskuselt, Iisaku rahvamaja ürituse toetus ja haridusele kokku 65 000 eurot, siis kõige suurem summa on siis eksamite ja tasemetööde tagamiseks arvutite soetus, Iiluka kooli projektitoetused, Iisaku gümnaasiumi projektitoetused ja Alutaguse lasteaiale siis kokku 20 400, see on siis 2 maja ootamatud väljaminekud, remondikulud ja sotsiaalse kaitse eelarvesse toetus siis Kordoni perekoolilt, omaosalus vallal oli juba eelarvesse planeeritud. Ja investeerimistegevus muutub siis ainult põhivara müügist laekunud tulude võrra, mis siis vähendab investeerimistegevuse nagu eelarvet ja eelarve mahtu. Ja rohkem selliseid vajadusi korrigeerida ei ole, eelarve praegu hästi toimib, tulud laekuvad normaalselt, et võib-olla sügise poole tuleb veel üks lisaeelarve siis. On kellelgi küsimusi? Palun küsimus tulla. Kui ei ole, siis paneme eelarve hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud. Aitäh, Luule. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt. Iisaku põhikooli arengukava. Palun. On vaja? Ei ole vaja. Niisiis Iisaku põhikooli arengukava aastateks 2025 kuni 2028. Me ise enda jaoks saame aru, et see on keeruline periood selles mõttes, et paralleelselt õppetööga käib osakoolihoone lammutamine ja uue ehitamine, nii et arengukava perioodi lõpuks peaks olema ka koolimaja väljast uue maja ümbrus korras ja selleks, et sellel perioodil siis kõik õppetöö toimuks nagu vaja ja kõik ka ellu ja terveks jääks, siis me sõnastasime väärtused selleks perioodiks, ehk siis tööle ja õppima peaks tulema rõõmuga. Me oleme avatud uutele mõtetele, ideedele, ehk siis me oleme leidlikud ja nutikad. Me peame hoolima iseendast, et säilitada tervis, hoida tasakaalus tööd ja puhkust. Märkame kaaslasi nende vajadusi ja me teeme koostööd nii koolipersonal omavahel kui lapsevanemate kogukonnaga ja nende erinevate asutustega, kes meie naabruses elavad või lausa meie majas. Meie missioon on, et me toetame iga õppija arengut ja ennekõike me näeme, et selleks, et õppimine oleks
põnev ja tulemuslik, on vaja õpilastele õpetada õpioskusi, ehk siis nad oskavad õppida, nad suudavad, nad on ennastjuhtivad, nad suudavad oma elu tasakaalus hoida ja nutikus ja leidlikkus on see, mis siis, milleni me oleme jõudnud läbi leiutajate kooli erinevate projektide, et õpilastele meeldib tegelikult uusi asju välja mõelda. Selleks, et näha, missugused meie tegevuse tulemused on, teeb riik seiret, ehk siis riik viib läbi õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate rahulolu küsitlusi, me jälgime meie tasemetööde ja lõpueksamite tulemusi eksamite infosüsteemis. Me jälgime meie andmeid Eesti hariduse infosüsteemis ja selleks, et siis need püstitatud eesmärgid saavutada, on meil 4 aastaks koostatud tegevuskava. Iga eesmärgi täitmiseks siis tegevused ja mõõdikud, kuidas me mõõdame, et need tegevused on saavutatud. Aitäh, kas on küsimusi? Küsimused Küllile. Kas Iisaku kooli võetakse vastu kõik õpilased? Jaa. Kas ka erivajadustega lapsed? Jaa. Aga kui tekivad õpiraskused? Kui tekivad õpiraskused, siis on selleks tugispetsialistid, kes toetavad õpiraskustega õpilaste toetamiseks, on erinevaid meetmeid, on nendele eraldi õpiabitundide võimaldamine, mida me täna teeme, siis on tugispetsialistide tugi, mida me koos vallaga neile anname ja me moodustame väikeklasse nende laste jaoks, kellel suures klassis või siis kelle hariduslikust erivajadusest tulenevalt oleks vaja väiksemat kollektiivi, kuna isegi 5-6 lapsega klass võib nende jaoks ärritav olla, nii et erinevad meetmed on, kuidas toetada. No, mis meil praegu prognoos on umbes, et palju mul õpilase õppima hakkab sellest sügisest 28? Sellest sügisest, no meil lõpetab gümnaasiumi 7, põhikooli lõpetab 10 ja esimesse tuleb 11 ja et siis umbes 100. Selge, aitäh. Täna on 110 meil koos gümnaasiumi õpilastel. On veel küsimusi? Kui ei ole, paneme eelnõu hääletusse. Enamus poolt vastu võetud, aitäh küll. Järgmine päevakorrapunkt. Iisaku kunstide kooli põhimääruse muutmine, Kairi. Hea volikogu, ei ole vaja. Teie ees on siis põhimääruse muutmine, seal ei ole selles mõttes sellist sisulist muudatust, vaid on korrigeerimine just sõnastustes ja mõned asjad on muutunud, et pitsatit ei kasutata, siis lähevad sümboolika ja nagu te seal näete, märgitakse ära, et on oma kooli lugu, oma kooli lipp. Siis kui varem oli siis sees Iisaku gümnaasiumi õppeaasta, siis tegelikult Iisaku kunstide koolis käivad hetkel ka Alutaguse valla ühest koolist õpilased, et siis saab sealt ka korrigeeritud Alutaguse valla koolide vaheajad. Et põhimõtteliselt seal ei ole nagu sellist sisulist muudatust, ainult täpsustavad asjad.
mis on ajas muutunud. Et kui on kellelgi küsimusi. Palun küsimused. Kui küsimusi ei ole, siis panen eelnõu hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud. Aitäh, Kairi. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 25-37. Martin. Tere. Siis vastavalt seadusele tuleb ühisveevärgi arengukava iga 4 aasta järel üle vaadata. Eelmise aasta lõpuga sai siis meil 4 aastat täis. Ja siis peab ta jälle kehtima 12 aastat, et siis 25-37. Kavas siis on vastavalt seadusele kõik välja toodud, mis meil tänane seis on, millised pumplad, millised puhastid, mis on proovid, kuidas need töötavad, ühesõnaga olemasolev olukord, pluss siis perspektiivid, kõige olulisem ongi siis see tuleviku arendused. Seal sees siis on päris suured summad. Suuremad neist on siis planeeritud Kiikla-Puhasti rekk. Kiikla-Puhasti on amortiseerunud. Mäetaguse aleviku biotiigi puhastus, see on täis ja täna veel jeeli nõudeid täidab, aga tuleb puhastada. Siis on Siis on Iisaku aleviku puhasti rekk. See on siis järgmisesse aastasse planeeritud. Ka seal ei ole enam see esimeses nooruses. Ning siis Kauksi-Puru Uusküla vee ja kanali rajamine, et see on siis 2 aasta peale, et see on siis ema ja veevärgi juhtida täna. Ja väga oluline on siis just see ÜVK vastu võtta, et siin KIK-i toetus sellele projektile tuleks, et see on üks eeldus. Kehtiv ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava. Lühidalt on see kõik, et kas on mingeid küsimusi? Küsimused Martinile? Vabandust, üks asi veel, et siin avalikul väljapanekul tuli üks ettepanek. Kalle meil ei tööta. Kõik. Tuli siis, et üks ettepanek Murelide 9 liitmiseks ühisveevärgi süsteemi siis Metsa tänav 10 kinnistu kaudu. Vallavalitsus lükkas selle tagasi, kuna Mureli kinnistu detailplaneeringus on see juba lahendatud, et nemad liituvad siis Kauksi-Vasknarva teele. Ja selle võrgu arendab välja arendaja siis, et mitte vallavalitsus. Kas kellelgi on küsimusi selle ettepaneku kohta, sest me peame selle seisukoha läbi hääletama? Mis seal ajaliselt sellele Mureli omanikul tähendab? Ajaliselt, mõtlen järgmise slaidi, ajaliselt on nii lükatud ta pikka programmi, see Alajõe piirkond 2032, et nii teisiti ennem ei ole realistlik seda piirkonda arendama hakata, et seda selle ÜVK perioodil siis ei tehta niikuinii, et see on pikas perspektiivis. Et järgmine kord vaadatakse üle 4 aasta pärast jälle ja siis otsustatakse edasised, et selle ÜVK see suured arendused on siis see kõige suurem Kauksi-Puru Uusküla ja siis siin need eelnevad puhastamised on siin need rekk. On veel küsimusi selle ettepaneku kohta või paneme ettepaneku hääletusele?
vallavalitsuse seisukoha. jah, vallavalitsuse seisukoha, et me ei nõustu selle ettepanekuga. Ehk siis me pooldame vallavalitsuse. Kui te ei nõustu, me oleme poolt vallavalitsuse nägemusega selle ettepaneku kohta. Kas said kõik üheselt aru? Jah. Siis paneme hääletusele selle ettepaneku. Kas me oleme poolt või vastu vallavalitsuse seisukohaga? Enamus poolt ja toetab vallavalitsuse seisukohta. Nüüd paneme siis meie tervikteksti ÜVK hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud. Aitäh, Mart. Järgmine päevakorrapunkt, garantii andmine. Tauno. Tervist. Otsuse eelnõu 239. Palun see eelnõu volikogul vastu võtta, ehk et siis anda aktsiaseltsile Emajõe Veevärk garantii summas 150 000 eurot Peipsi põhjaranniku kanalisatsiooni taristu rajamise ja hangete kallinemise kaasrahastuse omaosaluse katteks. Kommenteerin juurde, et see on siis omaosalus täiendavalt KIK Ida-Viru meetme toetusele, mille summa on siis 1,09 1 090 000 eurot ja mille eeltingimus on see, et kõik Ida-Virumaa omavalitsused peavad aktsepteerima või olema nõus, et see kogu siis selle aasta summa KIK fondist tuleb Alutagusele. See kokkulepe on Ivolis saavutatud ja see meie osalus on ka siis läbi räägitud nii MKM-i kui KIK esindajatega ja siis ka Emajõe Veevärgiga. Et see siis tagab selle, et kanalisatsiooni projekt projekteeritud mahus saab terviklikult välja ehitatud, kuna siis algne nii-öelda prognoositud eelarve ja tegelik soodsaim pakkumine, seal tekkis hinnavahe 1,2 miljonit eurot. Et jah, palun siis volikogul selle otsuse eelnõu poolt hääletada. On küsimusi Taunole? Kui ei ole, paneme eelnõu hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud.
Järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse valla jäätmekava 25-30, jälle Martin. Vana jäätmekava siis lõpetas kehtivuse, uus on siis 25-30 vastavalt seadusele 5 aastaks. See on selline ülemineku jäätmekava, suuri investeeringuid me sellega ei planeeri, kuna Riigikogus on praegu siin see jäätmereform ja milline sealt see välja tuleb või mis täpselt on, täna ei tea. Mis on tänane teadmine, siis on jäätmekavas sees arvestatud, aga jah, see ülemineku periood, et seal 2030 siis tulevad väga suured muutused. Selle kõige suurem rõhk on siis olemasoleva teenuse siis parandamine nii korraldatud jäätmeveo raames kui ka siis siin need konteinerid ja kogu see osa, et inimestel seda sorteerimist mugavamaks teha, et me täidaksime neid arvutusi. Et siin on päris suured sihtarvud ette antud, täna oleme me nende täitmisest suhteliselt kaugel, me oleme kuskil 20% peal. Et jah, selle jäätmekava kõige olulisem on siis jõuda nendele sihtarvudele lähemale, inimesi informeerida, koolitada, parandada teenuse kvaliteet ja selline, et jah, suured investeeringud tõesti ei ole siin. Küsimused? Ei ole. Siis paneme hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Martin. Ja järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Kairi. Lugupeetud volikogu, et tegelikult struktuuris inimeste arv ja kohtade arv ei muutu, lihtsalt muutub ametinimetus ja ametnikust saab lepinguline töötaja. Et põhjendustest komisjonides oleme ka natuke rääkinud, aga mõne sõnaga see, et Sotsiaalkindlustusamet, riigi esindaja käis kontrollis sotsiaalvaldkonna tööd, ettekirjutusi ei olnud, aga ettekirjutuse saime sotsiaaltöötaja haridusnõudele. Inimene meil väga pikalt töötanud ja omab tegelikult pädevust, aga kahjuks mitte see vastavat haridust, mida eeldatakse. Et tulenevalt sellest siis ametnikuna palume ta siis struktuurist välja arvata ja muuta ta lepinguliseks töötajaks. Kui on küsimusi. Küsimused Kairile? Kui ei ole, paneme hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on meil vallavara võõrandamine enampakkumise korras Mäetaguse alevikus. Palun, Aivar. Alutaguse vallavalitsus teeb ettepaneku võõrandada Mäetaguse alevikus kinnistu aadressiga Pärnu tänav 8 enampakkumise korras alghinnaga 1,5 eurot ruutmeeter, kogu summas siis alghind 3493,5.
maatükk ei ole vallale juhtimiseks ja tegevuseks vajalik ja ettepanek on siis võõrandada. Küsimused Aivarile? Mis seal Karja tänav 14 täna? Kas ta on kasutanud seda teed nagu? Jah, et seal Karja tänav 14, tal on 2 väravat, on siin selle kaardi peal nähtaval teel ja siis on altpoolt ka siis see tuleb tee. Et see ei kitsenda tema probleeme, aga jah, on kasutanud mitte nüüd see aasta, eelnevatel aastatel, see pilt ei ole päris värske. Ja otse kõige. See on eluaegne tee olnud. Praegu ta ei ole kasutuses tee, kui praegu vaadata, siis ta ei kasuta seda teed. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis paneme eelnõu hääletusele. Enamust poolt, vastu võetud. Aitäh, Aivar. Järgmine päevakorrapunkt, Mäetaguse küla saare kinnistu detailplaneeringu algatamine. Liina. Eskiis on teisel slaidil. Okei. Tegemist on siis Mäetaguse külas asuva saare kinnistuga, mis on hoonestamata. Sealt seda läbib olemasolev ühisveevärgi torustik. Eskiisi kohaselt on siis tehtud ettepanek maale jagada 4 elamukrundiks ja seda teenindavaks teeks. Juurdepääsuks jääb siis 2 maasõitu Mäetaguse külateelt. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sellepärast et Mäetaguse küla ei ole määratud kompaktse asustusega alaks üldplaneeringu kohaselt. Ja selleks, et lubada väiksemaid krunte kui 1 hektar, on vaja siis teha ettepanek selles osas üldplaneeringu muutmiseks. Maakust juhtotstarve on üldplaneeringus elamumaa ja see vastab üldplaneeringule. Küsimused? Kui küsimusi ei ole, paneme hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud. Aitäh, Liina. Sellega on päevakorda ammendanud. Järgmine volikogu istung toimub meil 26. juuni peale jaanipäeva.